No nii, ma ei ole mootorrattaga sõitnud mitmeid aastaid korralikult. Võib-olla nippen-nappen natukene mingi vana issiga või. Aga mootorrattaload on mul juba, ma ei tea, 15 aastat. Ma tahan proovida, kas ma täna, olles aastaid mootorratta seljas mitte sõitnud korralikult, kas ma oskan ühe korraga eksami harjutused edukalt sooritada. Nii et proovin ära. Ma arvan, et ma suudan, sest see ei lähe meelest nagu jalgrataski. Läks. Eksamil esimene harjutus on siis aeglane sõit jalakäija kiirusega. Üle joonte minna ei tohi, jalga maha panna ei tohi. Läks. Järgmiseks teiseks harjutuseks on siis slaalom. Siin samamoodi peab püsima joonte vahel, ühtlase kiirusega liikumine, koonusele pihta minna ei tohi. Et kui koonusele pihta minnakse, on harjutus läbi kukutud. Et kui minnakse gabariitidest välja, siis saab uue katse. Järgmine ehk siis kolmas harjutus on siis 8. Tuleb joonistada sujuvalt ühtlaselt kasti piire ära, kasutades serva sujuvat 2 täis 8. Ja jälle oluline on see, et üle joonte välja minna ei tohi, gabariitidest välja minna ei tohi. Et siis saab uue katse, kui lähebki välja, aga kui jalg maha panna juba 8, siis on läbikukkumine jällegi. Neljandaks harjutuseks, siis nagu me enne mainisime, on siis hädapidurdus. Pidurdamine hakkab joonest ja peaks siis seisma saama mõni meeter enne seda, kus seal lennu on, enne seda joont, et see oleks niisugune intensiivne, aga sujuv pidurdamine. Et samamoodi, et harjutus pidurdama hakatakse, tullakse ühtlase kiirusega joone, et see on kiirusel 50 kilomeetrit tunnis. Et pidurdama hakkas joone eest, et enne seda ei hakka nagu gaasiga mängima, et ei lasta hoogu maha, et joone eest ongi siis sidur-pidur ja seisma jäämine mõni meeter enne joont. Kiirus? 50 ma mainisin. Okay. Läks. Ja teine pidurdamine on siis kasti pidurdamine nii-öelda, mis kõlab väga irooniliselt küll mootorratturile. Aga see on niisugune sujuv planeeritud pidurdamine liikluses, näiteks roheline tuli hakkab vilkuma
sul on stopp-joon, koht, mis on määratud samamoodi 50 kilomeetrise tunnikiiruse pealt ja hästi niisugune sujuv planeeritud pidurdamine. Pean uuesti tegema. Kuues 7. harjutus, mõlemad on siis ümber põiked takistusest. Harjutus algab siit esimestest väravatest 2 joone vahelt. Põikama peab ümber koonuse eksamil ühelt poolt ainult, siis kas eksamineerija annab valida või ise valideks. Ja siis maandumine on sinna koonuse taha esimestesse väravatesse 30 põikel ja 50 põige hakkab sama. Koonus tõstetakse edasi sinna järgmisse kasti ja siis on need tagumised väravad. Jällegi, kas siis eksamineerija ütleb või ise valid, et kummalt poolt sa teed selle põike. Ja harjutusel on jällegi oluline seda teha ühtlase kiirusega. Eks esimene on 30 põige, teine on 50 põige. Läks. Ja viimaseks harjutuseks on siis parkimine. Harjutuse põhimõte on selle, et näha seda, et see eksamineeritav siis jaksab seda ratast käe kõrval talutada, manööverdada selle rattaga parkimiskohale käe kõrval lükates. Ehk siis jäädakse parkimiskoha ette seisma. Manöövrite arv ei ole nagu piiratud, et ta siis jääb seisma, suretab välja, jalg alla, tuleb ratta seljast maha, võtab ratta käe kõrvale, muidugi lükkab jala alt ära ja siis käe kõrval talutab siis tagurdades parkimiskoha keskele enam-vähem selle ratta, et ta peaks olema gabariitides sees. Ja sellega siis lõpeb platsieksam, siit tehakse sissejuhatus siis linnasõiduks. Siit alustatakse linnasõidu eksamit. It's me. Ma arvan, ma tegin ära. Üks harjutus mulle ei meeldinud üldse. See oli see aeglane sõit jalakäija kiirusel. Ma arvan, et sellist harjutust ei tohiks olla, sest et see on vastuolu seadustega, inimseadustega. Mootorrattaga ei tohi nii aeglasesti lihtsalt sõita. Aga okei. Võiks olla keerulisemad. Aga hakkama sain. Ja mis mulle meeldis oli see, et tükk aega aastaid pole mootorrattaga sõitnud, aga nüüd tuli jälle tuhin peale. Nii et ma arvan, et teeme ühe motomatka varsti kolleegidega mööda Eestimaad. Selline tunne tuli peale.